Mida tähendab ühtne eestikeelne haridussüsteem Reformierakonna hariduspoliitika peatükis, on minult küsitud. No see tähendab seda, et riigikeele õppimise võimalus peab olema olemas igale eestimaalasele ja alates lasteaiast. Ma tean oma enda ning oma laste pealt, et keele õppimine lapsena on palju lihtsam kui täiskasvanuna. Minu lapsed on elanud näiteks sünnist saadik kolmekeelses keelekeskkonnas ja praeguseks on nad suravad kõigis kolmes keeles, nii eesti, inglise kui ka prantsuse. Mul endal võttis prantsuse keele õppimine ikka kordades rohkem aega ja pingutust kui minu lastel. Ja tegelikult, kui tõele au anda, siis ei valmistanud lastele keeleõppe tegelikult üldse mitte mingisugust pingutust. Keeleoskus lihtsalt tuli mängides. Kui me tahame, et kõik Eestis elavad inimesed oleksid meie ühiskonda kaasatud ning asuksid Eesti meediaruumis, siis me peame tegema kõik selleks, et võimalikult vara õpitakse ära riigikeel. Olenemata siis sellest, mis keeles nagu kodus räägitakse. Ja vahest on kuulda ka kurtmist, et venekeelsete koolide üleminek eestikeelsele koolile lõikab läbi venelaste kultuurijuured. Mina sellega ei nõustu. Sest et eeldatavasti on ju ka praegune õppekava ühtlustatud nii eesti kui venekeelsetes koolides ja selles mõttes ei peaks ju midagi muutuma. Aga kui nüüd on niimoodi, et venekeelsetes koolides kasutatakse erinevat õppekava, no siis on tegemist hoopis ühe teise probleemiga. No minnes nüüd tagasi sinna kultuuri juurte juurde, et siis loomulikult peab säilima võimalus õppida erinevaid võõrkeeli ja seda omal valikul. Ja kindlasti peaks olema üks valikkeeltest vene keel, aga seda just nagu kultuuri ja kirjanduse õppevõtmes, mis nagu välistab selle kultuuri kadumise nii-öelda siis. Ja minu arvates on vaja see poliitiline samm ära teha nüüd ja kohe, et millal aeg oodata. Kui sul on mulle küsimusi sellel või mõnel muul teemal, kirjuta julgesti. Samuti võid minu YouTube'i kanali endale ära märkida, sest kohtumisi huvitavate inimestega ning arutelusid tuleb kindlasti veel. Aitäh vaatamast!